Siin on aed päevaliilijate kollektsioonipeenar, 60 meetrit pikk ja siin paikneb 122 erinevat sorti. Aed päevaliilijad on saanud pikkamisi minu lemmiklilledeks. Eestis on teda teatud üsna pikka aega. Mäletan ka meie või minu vanaema koduaias kasvas ruuge päevaliilja, kasvas kollane päevaliilja. See oli siis 1960-ndate keskpaigast seda aega kuskil mäletan. Tegelikult aed päevaliiljate puhul üks õis on üheks päevaks. Ja siin ongi nüüd näha, et siin on 3 põlvkonna õied sellel taimel näha. Siin on nüüd eilne õis ja siis siin näeme tänast õit ja siin on näha siis homseid õisi ja ülehomseid õisi. Et üks õis kestab küll 1 päeva, kuid järjestikku avanevatest õiepungadest ja nuppudest puhkevad järgmistel päevadel üha uued ja uued õied. Aed päevaliilijad on väärtuslikud ka selle poolest, et aastatega kasvades, nii nagu siin neid näha on kasvanud nii laiaks umbes 8 aastaga. Et nad on kenad ka enne õitsemist just oma lehestiku poolest, selle puhma poolest, mis nad loovad. Ja eriti ilusad on nad muidugi õitsemise ajal. See siin, sort Just Watch, selle kohta võime öelda, et see on üks klassikalisemaid päevaliiljaid, mis väga suurepäraselt sobib meie kliimasse mis tahes suve korral, olgu see suvi kui erakordne tahes kasvama, mis tahes talvele peab ta vastu, olgu see talv mis tahes erakordne, on kena õitsemise ajal ja see puhmas oma lehestikuga jääb kenaks ka pärast õitsemist. Lihtne taim, lihtne tütarlaps, mis särab oma loomulikus ilus. Aed päevaliilijad sobivad väga hästi igasuguste jalgradade äärte, sobivad ritta igasugustesse rühmadesse. Ja on olemas pooligihaljaid sorte, on igihaljaid sorte, mille lehestik püsib roheline. Tänu aed päevaliilijate heale vastupidavusele Eesti kliimas on mul tulnud mingil hetkel pähe mõte hakata neid rohkem turule tooma Eestis ja aiapidajatele pakkuma ja propageerima. Ja seoses sellega sai algatatud ka projekt Aed päevaliilja kaasaegse maakodu vapilill. See tähendab siis seda, et aed päevaliilja tegelikult sobib kuuluma maakodu juurde, suvekodu juurde, sobib kuuluma sinna, kus on ümber loodust, avarust. Ta ei ole päris selline linna siseõue taim, vaid vajab kasvuruumi, siis on ta ilus, laiuv. Väga palju on neid sorte, mis väga hästi vastu peavad, väga hästi kiiresti kasvavad, kuid kaasaegse sordiaretustehnoloogia abiga on aretatud hästi palju ka selliseid õrnemaid ja nõudlikumaid sorte. Ja võib öelda ka niimoodi, et päevaliilja meenutab blondi tibi. Et mida uhkem, mida kaunim, mida säravam, seda nõudlikum. Probleemid võivad ilmneda selliste, nagu siin pildil näha on, sort Double Delicious ehk topeltmaius puhul on probleemid talvitumisega, kuidas ta erinevate Eesti suvede, kuivemate suvede, niiskemate suvede tingimustes suudab vastu pidada, põuataluvus, milliseid õisi ta mingil hetkel võib siis anda või mingil aastal, kas ta kasvab kiiresti, aeglaselt, seda me veel ei tea, seda me katsume siin välja selgitada selles kollektsiooniveenras ja siis anda ka oma klientidele ja huvilistele kõigile ka teada, et näete, et see sort edeneb meie tingimustes selliselt, teine sort võib-olla teistmoodi. Aiapidaja tasu
Küsime, et näiteks, mis on kohvijooja tasu inimese käest, kes armastab kohvi juua. Küsime, mis on kollektsionääri tasu, kui ta saab mingi haruldase näiteks postmargi. Et aiapidaja tasu on ka sinna kanti. See on ikka see teatud sõltuvus, teatud nauding sellest tegevusest, mis sa teed, nii nagu teine mõnuleb kohvitassi juures või mõnuleb oma kollektsiooni juures.